Tiivasirutus on Koidu Ahki autorilugu, kus fookuses on akordionid, kes selles loos võiksidki mängida esimest häält ja meiega teeb kaasa ka akordioni solist Maimu Jõgede. Nagu kõigis koondorkestri lugudes ei ole ka siin partiid kirjutatud spetsiifilistele pillidele. Selle loo eripära on aga see, et nii esimene kui teine hääl jagunevad ka veel omakorda mitmeks partiiks. Iga kollektiiv võib ise valida, milliste pillidega mingid partiid mängitakse. Oluline on see, et võimalikult palju hääli oleks kaetud, et seade oleks täpne ja et oma kollektiivi siseselt oleksid hääled tasakaalus. Piisipillid võiksid viisi pigem mitte varieerida, aga kui on vaja midagi oma pilli spetsiifikast lähtuvalt kohandada, siis see on lubatud. Loos on palju korduvat materjali, tuleb olla täpne ja tähelepanelik ja kindlasti jälgida ka dünaamikat, et lugu koos ühiselt kasvatada. Kuna Tiivasirutus on autori lugu, siis selle loo puhul võiks rohkem järgida kirja pandud nooti. Flöötidel on võimalus valida esimese hääle ja teise hääle vahel, mis omakorda ka jagunevad. Valida võib siis selle järgi, mis partiid on flöödil mängitavad, mis noodid on flöödil olemas ja mida on mugav mängida. Põhiline on see, et oma koosseisus oleks seade tasakaalus. Selles loos saavad viiulimängijad valida päris mitme viisi hääle vahel, sest nii esimene kui teine hääl jagunevad ka veel omakorda mitmeks. Oma kollektiivis võiks katta võimalikult palju erinevaid hääli. Kui see on nagu keeruline, võib arvestada sellega, et peol mängivad ka akordionid esimest häält. Viisi me selles loos ei varieeri ja oleme väga täpsed ja tähelepanelikud. Siin on palju korduvat materjali, erinevaid lõppe ja siin on ka vaja jälgida dünaamikat, et seda lugu koos kasvatada. Tiivasirutus, esimene hääl, A-osa. Tiivasirutus, esimene hääl, B-osa. Tiivasirutus, A-osa, teine hääl. Tiivasirutus, B-osa, teine hääl, algab pausiga. Paus.
Loos tiivasirutus võib karmuška mängija valida endale meelepärase partii. Selles loos jagunevad viisihääled üsna mitmeks osaks ning neid võib kollektiivis omavahel jagada nii, kui see endal mugav. Peaasi, et võimalikult palju hääli oleksid kaetud ja et seade oleks tasakaalus. Harmoonia puhul palume jälgida bassiga rütmikat ning kel võimalik võib septakorde mängida, aga see ei ole kohustuslik. Mängin ette läbimängu põhiviisi. Tiivasirutus. Selline vahva tore lugu, kus me saame harjutada ja mängida koos toredat rütmi. Mõelge ennast mõnuga kohe siis rege maailma sisse natukene. Terve lugu kannabki nagu selle väikse biidi peal siin. Ehk siis selline, et vahepeal on alumine nagu löök kaasa esimene titli pool ja vahepeal ei ole. Jälgida samuti siin katmist, et just need pausid oleks vahel, et ei oleks. Niimoodi ei tohi teha. Nii. Suurim erinevus, mis siin akordis on kogu loo jooksul mõnusalt järgnevus on stabiilselt sama. Aga ühe koha peal on seal väike laiendus ja mõned pikad akordid, et jälgida lihtsalt seda, kus see on. Koidu ahk, tiivasirutus ja kandle saarte võimalus siis selles loos. Et vaatame kõigepealt need akordivõtted, mida saaks kasutada. Et läheme siis järjest, kuidas siin need ette tulevad. Kõigepealt A-moll. A-molli saad sa pilli peal mängida nõnda, et kui on põhivõte on D-tuur siin, siis A-molli niimoodi 3. sõrme tõstad üles, 4. läheb siia. Kõlab tegelikult lahtine ilma tertsita A-akord. Siis sealt tuleb järgmine D-tuur, põhiline võte siis kõlab nii. E-moll, septakord. E-moll on siis, see võte on meil kõik sõrmed alla ja nüüd tõstame selle sõrme üles. E-moll siis kõlab nii. Ja nüüd lähme sealt edasi, teises osas tuleb meil ette C-akord. Seda siis on väga hea E-molli põhjal võtta. E-molli akord on nii. Ja nüüd paneme pöidlaga ülemise keelega kinni. Saame C-akordi. B-moll septakord on siis nüüd nõnda, et need 2 sõrme liiguvad ülesse. Niimoodi. B-molli võte muidu on nõnda, et pöial on siin A-keele peal, aga selle jätame õhku. Ehk siis niimoodi 3 sõrmega võetud. B-moll septakord. Ja siit siis uuesti E-moll septakordi liigume nõnda, et pöial läheb siis A-keele peale, see sõrm üks alla ja see jääb ülesse. Niimoodi on siis see järgnevus. Vaatame siis korraks A-osa läbi. Seal on siis see rütmika on titi, paus ja tii. Ja käesuunad siis võiks olla üles, alla ja teine, see viimane sekunda siis ka alla. Ehk siis näitan seda selle A-molli akordi pealt või lahtise akordi pealt võiks siis olla nii.
ja seda kõike, kui sa nüüd kuulad seda loo salvestust, siis see on selline pisut võib-olla õrnem ja selline mõtlikum lugu, et kui sa tahad sellist mahedamat kõla, et ei oleks seda tugevat küünekõla, siis võid teha seda ka sõrmepatjadega, et käesuunad jäävad samaks, ülesse nimetas sõrmepadjaga, alla pöidlapadjaga. Ja esimene osa siis võiks kõlada niimoodi. 3, 4. Padjaga on raske mängida, mängi küünega, aga niimoodi mõnusalt pisut õhulisemalt. B-osa harmooniaring. Nüüd on vaja C-tuuri võtet, väga lihtne, see sõrm alla ja B algatab. Ja terve harmooniaring, mängin selle siis sulle nüüd ette ja pane tähele, et lõpus ei ole mitte E-moll ja septakord, vaid on E-moll. Kõlab siis nõnda. 3, 4. Tiivasirutus. Bass mängib valdavalt löögi peale, aga siin fraaside lõppudes alguses on selliseid toredaid ilmestavaid käigukesi üleminevaid. Selle loo üks suur väljakutse on see, et kuigi harmoonia eriti ei muutu, siis nüansse käikudes on üsna rohkelt. Et tasub tähele panna, et mis on täpselt nooti kirjutatud, et käigud oleksid õigesti mängitud. Üldiselt siis faktuur võiks olla midagi umbes sellist. Ja nii edasi. Et nagu märkate, siis jällegi natukene sellise punkteeringuga noodid, et mitte need ranged neljandikud päris. Ja siis need käigud kõik põhimõtteliselt üsna sujuvalt kokku mängida üleminevalt. Üks nüanss, kui nüüd veel välja tuua, on need B-osa käigud. Üldiselt selles loos lihtsalt olla tähelepanelik, tunnetada hästi seda tiksu ülejäänud ansambliga ja siis pöörata tähelepanu detailidele. Löökpillipartii loos nimega Tiivasirutus. Selles loos kasutame madala kõlaga löökpilli ja kõrge kõlaga löökpilli, soovituslikult tamburiini, aga võib ka kasutada mingit alternatiivi. See lugu on taktipuudus 2/4, kuid partii õppimise protsessis võib seda ka tunnetada kui 4/4 lugu. Madala kõlaga löökpill mängib esimese ja neljanda löögi peale ning tamburiin mängib vastulööki. Kokku siis selline 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja. B3 laienduses on partii selline.
kuna see lugu on autori looming, siis paluks selle loo vältel mitte liiga palju varieerida.